Tere hilist hommikut. Kas see masinaga on tehtud? Ei ole veel masinaga tehtud, masinaga on hästi vähe tehtud. Mis masinaga? Räägi meile ka. Meie õhutame muru. Joo. Jupi No, see on kaupa. lihtsalt nii mahukas töö, et ühe pisikesega ja nuustikuga on see natuke tüütu, sest see nuustik käib siin niimoodi taga ajamas ja jorisemas. Oi, kui kaunis vari mul on. Aga siit on jah, natsa on tehtud ja see osa on tehtud uue muruseemnaga. Ma arvan, et järgmine vlog on selline, kus me läheme sünnitama. Jah, no sellepärast, et meil lihtsalt ei ole aega rohkem ju. Kiire. Kiire. Meil on see puhkepausi aeg, kus väike Preili läheb magama kohe. Kõik vähegi värskemad vaatajad, siis me ei kasuta internetis eriti kirjapildis lapse nime. Nii et kes tahab nagu midagi ta kohta kommenteerida, siis ma ei tea, kirjutage laps või mis iganes, aga palun nimedest hoiduda. Sest need kommentaarid me lihtsalt kustutame. Või kirjutage e-täht näiteks. See sobib ka. Ja läkski teda praegu magama panema siin. Ja nüüd vaatame, kas jõuame natuke näiteks vauvi teha. Sest õhtuti mul on selline laivakas peal, et ma ei tea, kas keha valmistub natukene, et mine maga või ma ei võta ette. Aga päris suur väsimus on peal ja kuna eile tulid siin natukene halvad uudised meie perele, siis oli kohe eriti selline tahtmine varakult magama minna. Ma eile päeval tegin juba lõunavõinaku. Niimoodi, et ma panin endal selle unemaski. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen ööseks ka, et siis on vastu hommikut on nagu mõnus magada. Siis me läheb tuba päris valgeks, kuna praegu tõuseb päikega päris vara. Ja kuna laps tuleb hommikuti üles, ta oli väga šokeeritud sellest, et mis asi mul näos on. Et ta nagu isegi ei suutnud kohe nüüd voodisse meie juurde ronida, vaid ta lihtsalt tõi nagu, emme, mis asi sul peas on? Et sellise öölooma maski leidsin sahtlist. Ma ei väga ammu sinna sahtlisse vaatan, et siis ma leidsin, meil oli paar öömaski veel, et ma saan Joelile ka pakkuda, kui ta soovib. Ja Joel leidis, et täna on Ameerika autode mingi hooaja avamine vist. Niimoodi, et me lähme siis pärast seda vaatama, kõik see pere. Mõtlesime alguses, et lähme Piritale ranna äärde koeraga jalutama, aga siis me lähme jalutama linnas, et siis ta saab harjuda ka nagu inimestega. Ja siis saab talle seal inimeste seas trenni teha, et ta oleks hästi kontaktne, sest superkontaktne koer on meil lihtsalt täiesti võrratu. Ülirahul temaga, ta on nii tubli meil ja jah, sellised plaanid praegu. Ühe autosignaal. Mida? On mingi autosignaal. Aga miks peab peas olema, siin on tuul? Asuur? Ei tiri. Kus me tulime? Ameerika maa autosid vaatama. Ameerika, jah. Lähme siis. Jah. Sellest. Mulle need ei meeldi. Kus sa lähed? Tahad autosse minna või? On ükskõik. Meil on täna menüüs keedukartul, grillvorstid, grillpeekon, nagu ikka, ja nagu ikka brokoli. Seda brokolit me teeme nagu väga palju juba. Mingime eile ka avastasime, et ahjus saab ka ilusti teha. Joel!
teega. õues on nii külm täna, et vaesekene peab endale teed. Ja on talvejopega. Nüüd meil on siin üks väike köhanuhune. Ärkas just. Ja siis ta ei saa nii palju... Kuidas on näha, et me lehmapiima siis üldiselt üldse ei tarbi. Need on piima ja toidukoorevaru. See oli hea. Mängima minna, aga mine. Jaa, ta ootab, et ma saaksin temaga mängima minna. Ma kohe varsti olen valmis, Tibu. Kohe varsti olen valmis. Aga kes on õues? Õues korra süüa tegema. Pean. Veel viskab siia täna küüslauku. Ma grillin ära ja siis ma mängin suga. Lisan siia nüüd veel. Nii kaua mängin emmega. Maitsepärmi. Tibulinna. Jaa, ma rääkisin sulle ammu, et paneme brokkoli valmis. Eks ju, paneme brokkoli valmis ja siis saab. See on maitsepärm. Ma tean, et sa tahad. Võt, seda panen siia peale. Ja natukene pipart. Ja siis juustuga tutut. Siin on ülihea juust ja puding lapsel. Siin on küüslaukana niimoodi, et ma tunnen kohe tugevalt lehme. 4 küüst. Ja tangid on meil. Aitäh, kallikene, et sa aitad. Natukene küll, jah. Igal juhul. Vaatame. Meil on siin, meil on jahvetatud musta pipart ja meil on teravipart, aga ma võtan praegu jahvatatud pipra. Lihtsalt sellepärast, et ma olen ühe käega hetkel. Natukene seda siia. Nii, ja siis maitspere. Pudisus kõik. Seda ma panen kohe mõnuga. Oi, kalli. Ettevaatust. Nüüd pühid hoopis sellega, jah? Ja siis on käes selle kord. Hallo. Hallo. Aitäh, me filmime viimase asja veel. Ja siis valame sellega siia peale. Kes piimatooteid lehmapiima ja sellist asja tarbib, siis vahukoor ja parmesanijuust. Aga meil on alternatiivid. Seda võib segada, ei pea segama. Ma veel mõtlen, sest et meil on natukene aega selle ahju panekuga. Ma panen tavaliselt siis grillrežiimi peale ahju. Võt, taimnejuust on unes ära. Veganjuust. Seda on nii hea. Seda on nii hea siia peale panna. Sinuga mängima on ühte juust. Sina tahad juustu? No, pane pihka alla. Ja opsti, nüüd kukub natuke maha. Ma korjab seda maast üles. Ma ei taha. Liiga palju läks või no palun vabandust. See on üks memmepoju meil, kes käib kogu aeg süles. Meil jäi eelmises videos köögi lõpptulemus näitamata. Mängime siin. Mängime. Siin paneb ennast riidesse. Võt selline sai. Küllad on siis hallid. Oli üks juustuke. Üks juustuke tuli suga kaasa, jah? Ja tuli. Ja tal oli üks kohvimasin ka, mis oli enne punane. Ja siis ma selle punase osa värvisin üle. Võt, nüüd on selline. Kas meeldib sulle sinu köök? See on nagu õudukas, vaata. See läheb sisse.
sa oli nagu gripid. on jah. sa teed nii vastikuid asju ka. Okei. No ma siuke tunne, et ma pean järgi ootama, et selle pildi vist telefonist on. Onju. Meil siis nädalavahetus läbi saamas ja mul on mingi vastik nohu. Terve selle rasedus on mul nohu olnud muidugi. Pihlakas on juba nii lõhtu. Jah. No, semisoe oli miinus täna. Täna oli nii külm ilm, et me ei täna tahtnud oli mitte tõesti midagi teha. vastik külm. Istu. Meil olid igast plaanid tehtud, aga kahjuks Istu. me ei teinud mitte midagi, sest õues oli mingi miinus 150 kraadi. No enam-vähem jah. No miinusust ei olnud, aga No nagu päris külm külm oli oli. ikkagi täiega niimoodi. Me käisime korra kodust väljas ja see oli see, et me käisime toidupoes uueks nädalaks toitu ostmas. Ja... Ma käisin hommikul ka seal jäätmejaamas. jah, mina ei käinud. Siis ma ootasin remondionu, kes tuli täpselt siis, kui on tagasi jõudis. Keerasid sisuliselt koos aeda sisse. Ja ta tuleb homme veel. Sest meil on mingid puskud tehtud küttekollektoriga. Nii et esiteks oli ventilatsiooniga on meil mingid jumala kahtlast kraami tehtud kunagi. Või no mitte kahtlast kraami, aga ütleme niimoodi, et mitte pika perspektiivilist asja. Nüüd vaatad ainult iseennast siit. Mind nii häirib, et see tuleb nagu delay'ga. Et üks selline põhimõtteliselt tegelikult nagu hea lahendus, see, et ta hoovist võtab õhku, on nagu, idee on hea olnud, aga teostus on olnud natukene selline, et see nagu ei ole ajahambale vastu pidanud ja seda ei ole mõtet nagu nii-öelda remontida. Nii et siis, ma ei tea küll, millal siis selle ventilatsiooni selle variandi ära nagu parandada. Aga siis on küttekollektoril ka mingi jura tehtud. Näitas mulle viimane ka niimoodi, et ta pidad käima nagu umbes 4, ütleme, et kui tal oleks olnud see 3 päeva töö, siis nüüd on see olnud tal sisuliselt 5 korra töö. Ja ta tuleb homme veel viimaseid asju tegema, et ta tuleb, vahetab seintel need regulaatorid ära, termostaadid. Mina ei tea. Termostaadid. Ma ei tea, mis see nimi on. Ühesõnaga see, millega seina peal saad seda põrandakütet settida. See tuleb vist millalgi veel, sest ta vist teeb meil need elektriasjad ka ära. Jah, ja siis ta teeb meil selle ära, et me ostsime uued valgustid õue. Et ta on selline tõsine hult kriimsilm. Tunneb ventilatsiooni, tunneb küttesüsteemi, tunneb elektrit. Et meil üks ühesõnaga toas on üks rida pirne ei põle, mitte pirne, vaid lampe ei põle. Ja õues siis... LED-pirnid ka nüüd. See on vähe ilusam valgus ka. Ja õues vahetame need laternad ära. Me nagu uued on olemas juba, et me peame need püsti panema vist ise on, aga et ta siis ühendab ära need. Jah. No alused panema me ise püsti panna. No jah. Vaatame, et need saaks ilusti kinnitada ühesõnaga. Võt. Sellised lood. Suveks korda kõik asjad ikka. Oleks maja taha terrassile siis ühte mingit kardinat, et natuke nagu õdusamaks teha, et need istumised seal terrassil oleks nagu mõnusad. Ja neid tulukesi ka sinna rippuma niimoodi. Nii popid praegu on, aga ma olen täiega väiksest peale mingi siuke, tahan nagu valgustusega sest hüüget luua kogu aeg. Et siis selline õdus valgus on hästi mõnus, sest terrassil meil, kui õhtul istuda, siis see valgustus on nagu mega räme seal. Seal on lihtsalt üks siukene overhead pirn või mitte pirn, vaid lamp. Lihtsalt üks siuke rõve plafoon on seal ja see valgus on nii õudne seal. Mulle meeldib, kui ülevalt tuleb sellist hästi vähest valgust ja siis on alt on nagu valgus, siis on siuke hästi õdus. Et meil on praegu siin ka nagu näha, et garderoobist tuleb. Praegu veel tuleb õuest ka kuigi palju valgust, aga siin ees on meil üks siukene sisuliselt tegelikult suht hämar lamp ja laelamp ei tee ka mingi mega valgeks, meil seda on hästi madalal. Aga näed, jälle 5 minutit lihtsalt plähkutanud. Tegelikult mingi minut aega sellest oli, kuidas öeldagi alguses nägusid, aga see on nii naljakas lihtsalt. Siis me ühendasime praegu telefoni kaameraga ära, et näeks, kuidas siin kõik on ja see tuleb nagu mingi siuke sekundilise viivitusega umbes. Ei, on sekund on. No see 1,5 ütleme niimoodi.
vot, aga rääkige meile oma nädalavahetusest. Ma arvan, et edaspidi me hakkame neid videoid selle Premiere'iga üles panema. Premiere'iga. Et jah, siis saab koos vaadata ja üks meist üritab ikka alati algusest peale siis nagu chatis ka olemas olla, et selline ilus eesmärk oleks esmaspäeviti üles panna videosid, aga ütleme, et proovime nädala esimese poolega, et nüüd ma tean, et kuna väikepreili on natukene tõbine, siis ta võib olla ilmselt meil nüüd sinna lasteaeda uuel nädalile läheb, mis tähendab seda, et mul ei ole homne päev vaba, ei jõua lõpuni monteerida, nii et jah, ühesõnaga. Siis igatahes näete, kui õhtul on tulemas video. Selles suhtes on see Premiere veel hea. Võt. Aga kirjutage meile oma nädalavahetusest, mis tegite. Ja rääkige, kuidas teil läheb. Aga aitäh, et vaatasite. Näeme järgmises videos. Tšau! Tšau!